Hakkame pihta. Tere tulemast jälgima ajaloolist Eesti meistrivõistluste etappi rannajalgpallis. Mitte kunagi varem pole Eesti rannajalgpalli jõudnud Eestis tele-eetrisse ja tegemist on rannajalgpalli viimase etapiga, finaaletapiga, kus selgub ka Eesti meister. Ja täna esimeses telemängus kohtuvad AA Kinnisvara ja hetkeliider Unibet Nõmme Kalju meeskond. Tegemist on põhimõttelise vastasseisuga. Iga punkt on väga tähtis mõlemale meeskonnale, et Unibet Nõmme Kalju, kes on hetkel juhtimas, on väga nappi eduga 4 punktiga vaid SRA-li ees ja alarõppi mängus on võimalik saada 3 punkti võidu eest või 2 punkti lisa ja võidu eest ja 0 punkti kaotusest. Ja mina olen siis Kari-Andrei Kass, kes on Eesti Rannajalgpalli Liidu juhataja ja kommenteerin siin mängu Valtrik Pihl, kes on siis samamoodi Eesti Rannajalgpalli asjatundja. Meeskonnad on valmis. Hetkeliider Unibet Nõmme Kalju, kellel on 83 punkti, kes on juhtimas nappi eduga 4 punktiga vaid SRA meeskonna ees. Ja nendele astub vastu AA Kinnisvara meeskond, kes hoiab hetkel, jagab 4.–5. kohta ja ka nendel on võimalust medaliheitluses veel osaleda. Aga ootame siis meeskonnad jalutavad. Ja meeskonnad on siis kohe väljakule tulemas. Kohe väljakule. Ja nii. Kohtunikud on saabunud. Eesti Jalgpalliliidu kohtunikud on võtnud sisse kohad. Ja AA Kinnisvara ja Unibet Nõmme Kalju on jooksnud väljakule. No nii, Valtrik, kuidas sulle tundub, et kas sellest tuleb selline põnevusheitlus või on hetkeliider Unibet Kalju nii suures heas vormis, et AA Kinnisvarast talle vastust ei ole? Selle mängu kohta väga öelda ei oska, aga igatahes olgu siis ära öeldud ka viimast etappi. Selle aastal hooaja. Ja nii. Ja nüüd võistkonnad tervitavad 11 ja Nõmme Kalju kohta siis nii palju võib öelda, et Nõmme Kaljul on spetsiaalne beach. Nõmme Kalju mängib ka jalgpallimeeskond, mängib ka meistriliigat, kuid rannajalgpalli võistkond on neil spetsiaalselt Eesti rannajalgpalliliiga jaoks moodustatud ja väga selline atraktiivne meeskond selles suhtes, et seal on 5 meest mängimas lausa Eesti rannajalgpalli koondises, et tegemist on tõeliselt väga tugeva meeskonnaga ja loemegi siis tänased koosseisud ette Nõmme Kalju poolelt. Kapten number 25 Andres Aniko, number 5 Priit Mäeorg, number 2 Artjom Gnjazjev, number 4 Anti Schultz, number 11 meeskonna mängiv treener Marek Markson, hüüdnimi Mairald, number 7 Indrek Palm, number 8 Werner Uibo, number 9 Kristo Kasemets, number 3 Rando Rand, number 1 väravas Vaiko Tammeväli, number 6 meeskonna üks juhtidest Kuno Tehva ja number 12 Patrice Nodari ja AA Kinnisvara koosseisud. Number 1 Siim Prits, number 2 Karl Tubarik, number 3 Märt Hinno, number 4 Mikk Pang, number 5 Raido Uurma, number 6 Mihhail Ischuk, number 7 Jaanus Kaina, number 8 Hendril Karikosk, number 9 Erik Toom ja number 10 Kuldar Kaljuste ja number 11 Andres Tõrs. Ja mäng on algamas ja nagu rannajalgpallis kohaseks algab mäng keskjoonelt ja vastasmeeskond võib müüril seada siis 5 meetri kaugusele. Kalju poolt siis jooksis esiviisikus ja sinna ongi, et Eesti rannajalgpalli koondise terve koosseis on Eesti rannajalgpalli koondis ja eesotsas kapten Andres Aniko number 25, number 11 Marek Markson, number 9 Kristo Kasemets ja number 3 Rando Randa väravas, kes just nurgalööki lööma asumas. Ka Vaiko Tammeväli.
esimene ohtlik olukord, kui ta Kinnisvara suutis selle olukorra lahendada ja mäng on alanud selline mõlemapoolsete võimalustega, aga nüüd Nõmme Kalju meeskond püüab mängu rahustada. Risto Kasemets. Number 3 Randoland, number 1 Vaiko Tammeli, number 25 Andres Alika. Ja nüüd Kinnisvara alustab läbi ja number kauglõõgiga. No Valtrik, kuidas sa mängu algus siis tundub, kas on väetud selline veel kompamine, üksteise kompamine? No suhteliselt mängu algus küll väga tempokas olnud ei ole ja meeskonnad otsivad oma võimalusi, aga olgu siis praegu ka ära öeldud punktiseisud, kui üks etapp, käimasolev etapp enne seda siis Nõmme Kalju juhtimas 83 punktiga, teisel kohal on SK Real 79 punktiga, kolmas valitsevmeister Betoon 74 punktiga, aga kõigil kolmel meeskonnal võimalus tulla veel Eesti meistriks, aga kahel teisel ja kolmandal kohal siis Realil ja Betoonil võimalused suhteliselt väiksed ja ka Betoon juba mõnes mõttes komistas alagrupis, kui ei suudetud normaalajal alistada Viimsi meeskonda, siis lisaajal võttis Betoon võidu ja see tähendab, et 3 punkti asemel sai Betoon vaid 2 punkti. Ja nüüd mängu juurde tagasi tänase mängu ja siis Marek Marks number 11 püüdis näidata ja nüüd Andres Haniko pommlöök vasakuga. Ilusasti võttis jalale ja Nõmme Kalju on jah hakanud siin domineerima natukene ja hakkavad oskused ka välja tulema. Nüüd kaotasid küll palli ja Kinnisvara mängija Märt Hinno viskab Audi sisse viskas selle Siim Pritsile, kes alustab rünnakut, kuid Pääton Kinnisvara peab siin mõtlema midagi huvitavat välja, et Kalju mängib hoopis teistsugust mängu. Andres Haniko rahustab mängu ja Ranna Alp on suhteliselt kiire mängija situatsioonid vahetuvad ja nüüd Kinnisvara kuid. Aga viimasel hetkel Erik Toomil oli hea võimalus siin vasakuga pealt pommlöök panna, kuid ebaõnnestus. Ja nüüd Eesti koondisele Kasemets palliga ilusasti näeb Marksonit, ilus söödumäng käib. Anniko proovib kaugelt, aga väravahelt tuleb ilus tõrje ja uuesti Anniko. See oli juba meistriklass, aga pall põrkab posti ja sealt väljakule tagasi. Ja Nõmme Kaljut, Univet Nõmme Kaljut võib pidada üheks parimast kombinatsioonidega meeskonnas, kes harjutab treeningutel väga palju just kombinatsioone, mis rannajalgpallis on eriti tähtsal kohal ja kui siin väga efektselt tahtis Marek Markson palli käärelöögiga väravasse suunata, et kui me vaatame siin Nõmme Kalju liikumise pealt, on siis väga paljud rünnakud ikkagi lõpevad juba kokkulepitud kombinatsioonidega, väga juhuslikuks pole nad siin hetkel mitte midagi jätnud. Nüüd läbi Anniko mängitakse Marek Markson. Praegu võis väga hea sööd Kristo Kasemetsele, kuid siin tuli vahele Siim Prits Kinnisvara värava. Just stabiilsus ongi Nõmme Kaljule taganud selle, miks nad juhivad üks etapp enne hooaja lõppu meistriliigat, et pole selliseid suuri tagasilööke tulnud, et Betoon meeskond esimesel etapil jäi pidama alagrupis ja just sellepärast nad kolmandal kohal ongi. Ja meeskond Betoon on siis eelmise aasta Rannajalgpalli meistrikas hetkel sellele hooajal asub tabelis alles kolmandal kohal ja täna tulid suurte lootustega, et siin püüda Unibet Nõmme Kaljut ja SK Real meeskonda kinni, kuid nagu juba Valtrik siin eelpool mainis, oli esimene komistus juba FC Viimsiga mängus, kus mäng läks lisaajale ja lõpuks lisaajal suutis siis alles Betoon mängu võita, mis tähendas neile tegelikult punkti kaotust. Ja Nõmme Kalju, kes praegu siis Kinnisvaraga mängib, on ühe kohtumise pidanud. 3-1 tuli võit jalgpalliklubi Kotkase vastu ja Kinnisvara omakorda kaotas 3-4 A2 Soole, mille meeskonnas mängivad paljud endised Eesti koondise jalgpallurid, teistes Marko Kristal ja Kristo Kallaste. Ja nüüd hea võimalus Werner Uibol, kuid lööki tule kõige tugevam ja nii midagi ohtlikku siit ei tulnud. Ja mänguaega nüüd kulunud ka, et kes võib-olla rannajalgpallis nii palju ei tea, siis rannajalgpallis ei ole nagu tavajalgpallis 2 poolaega, vaid rannajalgpallis on 3 kolmandikku ja siin nagu öeldud sai, on kombinatsioonidel väga suur
kaal selles mängus. Ja Nõmme Kaljul on päev seis 0-0 ja Nõmme Kalju vajab siit kindlasti võitu, sest et iga punkt on hetkel väga tähtis, kuna nende pearivaal meistritiitlile SC Real on täna juba mänginud ja purustas praktiliselt meeskonna MC Tallinn ja SC Real läheb väga tugevalt on siis Nõmmele Kaljul kannul nii-öelda, ja praegu tribüünil Reali meeskond ka põnevusega seda kohtumist jälgimas, mis neile ka kindlasti väga oluline, nagu Gert Taavistugi kapten meeskonnas ütles, et esiteks peab kindlasti lootma enda korralikule mängule, aga lootma suuresti kindlasti ka vastaste, eelkõige siis Nõmme Kalju ja nüüd oli siis selline juhus mängus, kus kohtunik võttis ära 2 tagasisööta, ehk siis Ranna Alpis tohib väravahile tagasisööta vaid 1 korra ja kohtunik nüüd nägi situatsiooni, kus Nõmme Kalju mängijad söötsid väravahile siis teistkordselt tagasi, mis tähendab seda, et tuleb karistustöök keskjoonelt ja Kinnisvara poolt läheb karistustööki lööma Kuldar Kaljuste, kes alles eelmisel hooajal mängis ka Eesti meistriliiga tavajalgpalli FC Kuressaare koosseisus ja vaatame, kuidas Kaljuste löökub. Ja löök ebaõnnestus ja mäng jätkub seisult 0-0. Nõmme Kalju. Priit Mäeorg. No Nõmme rünnakutes ei ole nagu sellist väga tõsist sisu, et midagi väga konkreetset seal rünnakul korda ei saadeta, aga nüüd hea võimalus. Väga võimalus, pall on lahtine välja ja Kinnisvara lõi selle palli pealt auti kindluse mõttes, aga tundub, et Nõmme ikkagi püüab surruda, neil on seda väravat vaja ja samas ei taheta ka riske võtta. Riske ka ei võeta, jah, et kaitses on, mehed on nii. Werner Uibo. Rando Rand viskab audis lahti viske Werner Uibole. Viga ei olnud, mäng jätkub. Mäeorg. Ja liiva peal, ütleme, löögile pääseda on nii lihtne kui tavajalgpallis ei ole, et siin on vaja see pall natukene õhku saada, et siis hea selline pommlöök. Ja viimane minut esimesest kolmandikust on käima läinud ja võimalus Kinnisvara meeskonna, kuid Karikoiski löök ebaõnnestus. Ja see minut sai väga kiiresti läbi. Lõppab siis esimene kolmandik siis 0-0 ja selles mõttes on ka, et ma arvan, et rohkem ärevuses on Nõmme Kalju mängijad, kuna kuigi on veel 2/3 veel kaks kolmandikku on veel mängida, aga seis 0-0 kindlasti Nõmme Kalju meeskonda siin ei rahulda, et mis sa arvad, mis nüüd teisel kolmandikul juhtuma hakkab, kas Nõmme Kalju hakkab võtma rohkem riske või siis ma pigem usun, et nad jätkavad seda sama mängustiili, mis nad praegu mänginud on, et mitte liialt riske võtta, oodata oma võimalused ära, sest neil on tõesti Eesti tasemel absoluutses tippu kuuluvad mängijad ja ma usun, et kolmandal kolmandikul võib-olla võib ka maksma hakata see, et füüsiline vorm on Nõmme Kaljul parem ja võib-olla, et kolmandal kolmandikul võtta rohkem riske. Jah, ja nüüd teist kolmandikku alustab Kinnisvara ja Erik Toom on palli juures valmis lööma ja kas lööb. Ja löök õnnestub väga hästi, et Vaiko Tammeväli pidi tegema ikkagi sellise päris korraliku hüppe, aga nüüd ja pall on Kuno Tehva käes, meeskonna üks juhtidest. Annab palli tagasi Vaiko Tammeväli Priit Mäeorile, kes otsib võimalust mängida oma meeskonna vaba. Väga hea sööt Kniasevile. Kuno Tehva mängib tagant läbi, kuid kas ebaõnnestus ja nüüd Kuudo Kaljustel on võimalus, kuid ei. Seevõrd mitte Kniasevil teise väraval. Need mängusituatsioonid vahetuvad nii kiiresti, et tuleb väga tähelepanelikult jälgida. Et mis või rannajalgpalli reeglitest on nii palju, et siis kuna mäng on liiva peal, siis väravahtide ala on värvistatud lippudega 9 meetri raadiuses võib, vaatame selle situatsiooni ära, väga ohtlik oli peal, et Kalju oleks siin peaaegu kaotusseisu jäänud, kuid nurgalöögi teenisid Kinnisvara meeskond.
et 9 meetri raadiuses võib siis väravat kätte võtta ja kui 9 meetri raadiuses tehakse ka viga, mängijale on kohe ka siis ja nüüd kinnisvara tõesti 2 rünnakut järjest on väga ohtlikud rünnandajad ja kui ta pallist viib kinnisvara juhtima. Endine FC Kuressaare mängumees avab mänguskoori. Ja Univet Nõmme Kalju on hädas, natukene hädas, kuigi mängida päris palju, et siin 0-1 kaotus sees, et siin Ester Reali poisid peavad tribüüni peal ka ja on nad vist õnnelikumad kui tavaliselt. Ja SK Reali mehed mõistagi tribüünil plaksutavad selle peale, mis neile väga kasulik, aga väga-väga südames. Ja oli kohe Rand vastamas siin keskjoonde löögiga, kuid siiski kinnisvara võib 1-0. Väga intrigeeriv seis ja kuigi ega kinnisvara ei ole ka siin on siiski palju mängus, kuna esimesed 6 mees, kui nendel on ka võimalus saada siin veel 3 hulka medalimängudele, kuid üks tiimul kindlasti on saada ka etapivõit ja kindlasti ka 6 parimat meeskonda selle hooajal pääsevad siis mängima Eesti rannajalgpalli karikavõistlustele, mis on samuti väga tähtis võistlus rannajalgpallis ja hetkel nad jagavad 4. ja 5. kohta, et see mäng on väga palju tõotav. Ja kinnisvara just H2 Soo meeskonnaga hetkel 57 punktiga just 4. ja 5. kohta jagavad ja nagu sai juba öeldud, et alagrupi kohtumises siis H2 Soo kinnisvara meeskonda võitis ning suurem võimalus siis 4. tulla on H2 Sool. Nüüd mänguri tagasi Kristo Kasemetsale, väga hea sööt Vaiko Tammemäeli poolt, kes Kasemets proovis seda kohe käärelöögiga lahendada. Tundub, et kinnisvara meeskond mängib veidi isukamalt, et ei näe sellist väga suurt tahtmist küll Nõmme mängijate poolt, aga usun, et kõige pea hakkavad ka nende väravad tulema. Kuid hetkel on siis tegelikult platsil Eesti rannajalgpalli koondise üks viisikutest ehk siis number 11 Marek Markson, palliga number 3 Rand, number 9 Kristo Kasemets, number 25 meeskonnakapten Andres Aniko ja väravas Vaiko Tammeväli. Ja vaatame nüüd selle kooslusega, see koosluses on nüüd mänginud ka rahvusvahelisel tasemel ja peaks olema tegelikult kinnisvara meestest peaaegu üle, kuid seda mängus hetkel ei väljendu. Nüüd Andres Anniku proovib vasakut. Sisuliselt võib öelda, et kinnisvara meeskond mängib praegu Eesti koondise vastu ja on 1-0 juhtimas. Väga targalt on päevad mängitud, ei tormata, seistakse meestel ees, proovitakse ise kui võimaluse nüüd. Ja nüüd jälle kiirrünnak läbi Vaiko Tammevälja, Vaiko Tammeväli Kristo Kasemetsale jälle natukene ebaõnnestus, et päevad ei ole nagu Univet Nõmme Kalju mehed nagu veel üles ärganud, et ei saa arvama, et need on 1-0 tagaaja rollis, mitte nagu tavaliselt juhtimas seda mängu, et väga põnev saab see mäng veel olema, et teine kolmandik on tuleb poole peal. Üle ääre sööt, aga liialt pikk. Kristo Kasemets ja Rand ei saa seda kätte. Vahetus toimus, mängu tuli Indrek Pall. Rannajalgpallis, kuna liiva peal mängimine võtab päris kiiresti jalad pehmeks, et siin mida rohkem vahetusi teha, seda kiiremalt seda mängutempot hoida üle. Nüüd kohtunik viimases olukorras viga ei näinud, kus Marek Markson Raida Kuurma kinnisvarast. Andres Annika tema vastu ja hetkel sai ta kinnisvara endale out palli. Kuurma viskab välja ja kohe proovis. Julgelt mängivad. Väga julgelt, mingit auarkust ei ole Univet Nõmme Kalju vastu, nii et kinnisvara pealt sai sellest väravast veel usku ja Kuldar Kaljust on tänase päeva kinnisvara, ütleme selline mängija, kes tahab nagu kõige rohkem, et on siin üritanud käärööki puusa pealt kõik võimalused, et Univet Nõmme Kalju teha see mäng eriti keeruliseks. Nii, Andres Aniko, Marek Markson, kuid jälle kaotas palli. Ja nüüd soovib Markson vahetust. Mängu tahab Schultz. Raida Kuurma proovib peal, kuid Vaiko Tammevälja oli väravas väga kindel. Ja hetkel Andres Aniko. Pall on tegelikult üle joone. Kohtunik seda näeb. Kinnisvara sujub kõik, sest et ilusti seistakse kaitses, väga ei rünnata, kui võimalus lüüakse peale ja Kalju on päät hädas, et Kalju koatusseisus väga võib-olla ei olegi mänginud, et võib-olla see on nende selline uus asi neile ja koht, uus situatsioon,
et vaatame, mis Kalju veel teeb. Teine kolmandik hakkab ka nüüd vaikselt lõpupoole veerema. Kui Kaljul oli siin võimalus, kuid Nõmme mängijad juba natukene arusaamatult vaatavad üksteisele otsa, et mis toimub, et miks ei ole väravat olnud, aga ja Õlle Kuldar Kaljust pääsis Kinnisvara Alvimast. Läbi Vaiko Tammevälja. Vaiko Tammevälja viskab pikalt Schultzile. Kas Schultz saab palli kätte? Saab palli kätte. Mäng seisab. Schultz otsib Priitso Kasemetsa. Läheb ise. Vaatab, mis. Ja saab peallöögi, kuid peallöök ei ole siin Priitso jaoks väga suur katsumus. Kinnisvara vahetab. Mängu tuleb Mihhail Liščuk. Aido Kurba välja. Ja Märt Linno läheb siis auti viskama. Saadab pika outpalli Tšukile. Vaiko Tammeväli tõrjub. Läbi Schultzi käib mäng. Schultz kaotab palli. Nõmme Kalju on pääse hädas, kuid nüüd Andres Anniko. Vaata, mis teeb. Ei, kaotab palli. Tšukil on võimalus. Ja viib! 2-0 juhtima. Mis toimub? Reali mängijad tribüünil taas väga rõõmsad ja meistritiitli saatus on veel enam lahtine, kui oli enne seda mängu. Väga põnevaks läheb Univet Nõmme Kalju. Hetke Eesti rannajalgpalli liider. Univet Nõmme Kalju on kaotusseisus 0-2. Väga põnev. Olukord on raske, aga mitte miski pole võimatu rannajalgpallis. 0-2 kaotusseisu jäämine. Ja nüüd on Kalju poole pealt Anniko. Uibo lööb peale. Ohtlik, kuid pall läks 2 meetri nagu mööda. Nüüd Kinnisvara. Pikk vise. Ja saavad sellest nurgalöögi. Väga ohtlik visele ja nüüd Kinnisvara poolt nurgalöög, mis on rannajalgpallis eriti ohtlikud. 2-0. Kindlasti sobi Ester Realile hetkel see seis, kuigi samas Ester Real. Väga hea sööt, Uibo. Anniko. Ja on väga lähedal, oli 2-1. Pall on sisuliselt joone peale, kui kohtunik vilistab ja nüüd pall on sees, kuid need sõnad ei olnud just kõige sportlikumad. Kuid eelnevate situatsioonis viga ja Univet Nõmme Kalju siit väravat ei saa ja mäng jätkub seisub 2-0 Kinnisvara juhtimisel. Rando ootab vahetust. Ja teine kolmandik on lõppenud seisul 2-0 ja mõlemad kolmandikud on võitnud Kinnisvara seisul 1-0, et kuidas kommenteerid? Võib öelda, et stabiilselt on mänginud mõlemad kolmandikud võitnud 1-0, aga ma olen täiesti kindel, et Nõmme Kaljul on veel üks käik varuks ja viimasel kolmandikul tuleb see kogemus, füüsiline vorm välja ehk. Et Kinnisvara on pealt näidanud siin, et ütleme imelist mängu ei ole mänginud, vaid pigem, et Nõmme Kalju pole nagu oma situatsioone võib-olla üldse tekitanudki. Tegelikult väga ohtlikult ei ole Kinnisvara väravale tulnud ja Kinnisvara omamoodi on jällegi oma võimalused löönud sisse, nii et see nii lihtne see mäng ongi, et võimalus, mis on tekkinud, lüüakse sisse ja Nõmme Kalju peab mõtlema, et mis toimub. Sest tegelikult 2-0 ja kuigi rannajalgpallis 2 väravane eduseis võrreldes tavajalgpalliga ei tähenda eriti midagi, kuid siiski, kui hetke tuleb kaotus, läheb meistritiitli eest võitlusega väga põnevaks. Ja kindlasti Nõmme mängijatel tekitab selline olukord ka pinget, lisapinget, millega kindlasti kergem mängida ei ole ja tundub vähemalt selle esimese 2 kolmandiku järgi, et ei ole ehk Nõmme Kalju palju treeningut teinud, kui SK Reali kapten Gert Haavist ütles enne viimast etappi, et meeskond teeb nädalas 4-5 treeningut, siis Nõmme Kalju praeguse mängu põhjal tundub küll, et praktikat väga palju olnud ei ole ja nüüd Nõmme Kalju alustab ohtliku olukorraga, näeme, kuidas võitlevad Kinnisvara mängijad platsi peal ja otsustav kolmandik siis käimas. Marek Markson palliga otsib söötu ja see näeb Andres Annikot. Andres Annikko lööb, aga õnnetult oleks praegu oma väravasse pall lennanud, aga nüüd on seis on selline jah, et kui see mäng peaks niimoodi lõppema, kuid mängida on muidugi väga palju, siis väike maadlus vahepeal platsi. Läheb mäng ikka väga põnevaks, kuigi võib öelda, et siin on täna ootama sees tõeline maiuspäeva nii rannajalgpallisõpradele kui ma usun, et kõikidele, kes vähegi jalgpallist hoolivad, sest kohtuvad
tiitlit nõudev, kes on hetkel teisel kohal meeskond Eesti Real, kelle meeskonnas võib-olla kõige tuntum mängija on Gert Aavistu, treeneriks Aivar Tiidus ja meeskond eelmise aasta meister Betoon, et see on tõeline maiuspale ja sellest mängust ka kindlasti sõltub. Tegelikult võibki sõltuda, ütleme, Eesti rannajalgpalli meistritiitel, sest et kes selle mängu võidab, sellel on võimalus jätkuvalt tulla meistriks. Kui kaotad, see on ikkagi alarüppes on 3 punkte on võimalik saada, et siis läheb juba kindlasti oluliselt keerulisemaks neid. Ja olgu siis ära öeldud, et väga oluline on tulla ka lõppkokkuvõttes 2 parema hulka, sest 2 paremat Eesti meeskonda pääsevad mängima Balti turniirile, kus Eesti klubid eelmisel aastal, tuleb tõdeda, said peksa. Nojah, et siin on nüüd teist aastat on tulemas Balti karikavõistlused, kus on nii Lätist, Leedust kui Eestist 2 parimat klubi ja nüüd ja Nõmme Kalju vähendab kaotuses 2-1 ja Werner Uibo on väravalööja ja nüüd läheb alles mäng lahti. Seis on 2-1 Kinnisvara juhtimisel, kuid Nõmme Kalju tundub, et on tagasi, et nüüd vaatame. 1-2 kaotusseis ei ole enam nii hull kui 0-2, et vaatame, millega vastab Kinnisvara. Kuid Balti karika juurde tagasi tulles siis jah, et Läti, Leedu ja Eesti rannajalgpalli liigade 2 parimat meeskonda pääsevad omavahel mängima ja selgitama Baltimaade parima meeskonna. Eelmine aasta võitis Leedu meeskond, kus Eesti meeskond Betoon ja Nõmme Kalju jäid vastavalt siis 5. ja 6. mis oli kindlasti väga suureks pettumiseks, kuna ikkagi mindi seda võistlust võitma ja turniir toimus siis eelmine aasta Lätis, Jurmala rannas. See aasta on Balti karikas nii-öelda karika korraldamine tegelikult Eesti asi nii-öelda Eestimaal peaks see toimuma ja nüüd see aasta on kindlasti ei lepi Eesti klubid siin viimaste kohtadega, et no eks vaatame, kui jätkub mäng. Väga ohtlik olukord, hea võimalus vähemalt Kuldar Kaljustele Kinnisvara meeskonnast ja tuleb löök, aga otsustas mees lüüa palli õhku, mitte maast ja pall üle ja mööda. Ja Nõmme Kaljule nüüd teine hingemine. Jälle on see põhiesivisik neil siis koondise nii-öelda esivisik Marek Markson number 11, number 25 Andres Aniko, number 8 Werner Uibo ja number 3 Rando Rand, kes oli ka nüüd väga lähedal pallile, kuid kaotas selle Kuldar Kaljust Kinnisvara üks, ütleme, atraktiivsemaid mängijaid, tuntumaid mängijaid ja ka võiks öelda paremaid mängijaid on hetkel väga hoos ja tundub, et jõud on terve mäng pingutada ikka täie jõuga. Istjuk palliga püüab petta ja lööb, kuid löök ebaõnnestus. Nüüd Kinnisvara üks võib öelda põhimängi Kuldar Kaljust tuleb puhkama. Väga väsitav rannal see mängimine on ja nüüd hea võimalus Marek Marksoni värava tühi. Meeskonna mängib treener Marek Markson, Eesti koondise üks ründamängijatest kasutab tõesti, see oli Kinnisvara väravaid Siim Pristu suur eksimus, kes poetas palli täpselt enda ette ja korraldus. Näeme, kuidas väravaht ei saa seda palli kätte. Marek Markson teeb väga professionaalselt ümber pöörde ja lööb taha nurka. Sellist võimalust ei jätta küll kasutamata nii kogenud rannajalgpalli mees nagu Marek Markson ja seis ongi 2-2, nii et Kalju tuli välja hetkel veel, kuid ütleme, ega lisaajal ei saa ka saata, sest et lisaaja võit on ainult 2 punkti, võit normaalajal on 3 punkti, nii et siin on võimalus võita või kaotada veel punkte, et hetkel on seis 2-2, aga mängida on veel 5 minutit. Ja usun, et see nüüd mõjub kindlasti väga kasulikult Nõmme Kalju meeskonnale, kes tulnud 0-2 kaotusseisust välja teise kolmandiku, mitte alguses, aga teisel kolmandikul ja kindlasti lisamotivatsiooni see tekitab mängijatele ja nüüd otsib Vaiko Tammeväli, kellel sööta, kas Kasemets saab sealt sendada. Pall on otsa joone peal, aga kohtunik otsustab anda nurgalöögi. Ja nüüd me võime vaadata, kuidas Unibet Nõmme Kalju nurgalöök tuleb, et siin ei toimu juhuslikult mitte midagi, et siin on kindlasti mängitakse mingi kombinatsiooni peale ja Andres Aniko läheb nurgalööki lööma ja nüüd
löök mängitakse taha, kuid Siim Prits on kindel väravas. No nüüd on nagu rohkem Kalju taktikepi all see mäng minemas. Et vaatame, kas Kinnisvara suudab selle normaalajal vastu pidada ja mitte lasta nüüd Nõmme Kalju seda eduseisu väravat lüüa, et pigem kas või hoida lisaajale, sest lisaaeg on ju, mängitakse 3 minutit ja kunagi ei tea, et lisaaeg on selline ka õnnega natukene pistmist, et Vaiko Tammeväli väga ohtlikult pall võrkas, aga sai palli siiski kätte. Vaiko Tammeväli alustab. Kasemets. Kalju rahustab mängu. Rando. Vahetab ilusasti Anniko. Vasaku jalaga on Anniko väga tugev. Annikul on tugev löök ja praegu sai ilusasti löögile, aga ilusasti tuli vastu Kuldar Kaljust ja märkamatult taas mängu tulnud ilma temata just meeskond eduseisu käest andis ja Kaljusti on taas ja 2 minutit on veel ainult normaalaja lõpuni. 2 minutit. Väga pingelised 2 minutit. Kes vääratab, kaotab mängu. Mängus on väga palju. Ja just on hetkel seda võitu vaja rohkem kindlasti Unibet Nõmme Kaljul, kes on täna jahtimas oma esimest Eesti meistritiitlit rannajalgpallis ja kindlasti see viikpäev neid ei rahulda. Kuldar Kaljust Kinnisvara püüab samuti oma meeskonna võidul viia, kuid kas 1,5 minutit on veel mängida. Pritsla Kasemets ja väravat Siim Prits saab palli ja viskab selle kaugele, kuid Andres Annika tahtis ilusti seda kohe suunata esimese puutega väravasse, aga hetkel see veel ei õnnestunud. 2 vahetust, Marek Markson, Werner Urbo mängu, Kalju koosseis, Vaiko Tammeväli, Werner Uibo, Andres Annika, Randorand ja Marek Markson. Uibo käes on pall, töötis. Ja siin küll viga ei olnud. Kuldar Kaljuste. Kas nüüd on hoopis võimalus Kinnisvara meeskonnal? Kuldar Kaljuste. Outpall. Kohtunik otsustas nii, et pall jääb Kaljule. Vaiko Tammeväli. Päris viimased sekundid Marek käimas. Markson, mis ta teeb? Ja püüab kohe lüüa. Ja. Kui normaalaeg lõppeski seisul 2-2, mis tähendab nüüd 3-minutilist lisaaega. Ja mis tähendab ka seda, et Unibet Nõmme Kalju, isegi kui ta võidab selle mängu, on kaotanud punkti. Nagu ka Betoon, kui ei suudetud alistada Viimsi meeskonda, kes Eesti meistriliiga tabelis on pealt 11. kohal. 12 meeskonna konkurentsis. Aga kolmandiku kokkuvõtteks võib siis öelda, et nagu ma enne seda ütlesin, võib-olla kolmandikul ikkagist kogemused ja praktika, suurem praktika ja võib-olla ka füüsiline vorm tõi Nõmme Kaljule need 2 väravat ja suutsid raskest olukorrast välja võita ja kindlasti arvan, et eelis on praegu Kalju meeskonnal, kes sattushoogu 2 väravat lõi ja nüüd meeskonnad aru pidamas. Ja nüüd on Nõmme Kalju võtnud. Ja algamas on siis lisaaeg Eesti rannajalgpalliliiga viimasest etapist, finaaletapist, kus selgub Eesti meister 2008. Hetke tabeliseis siis on Unibet Nõmme Kalju, kes on ka hetkel mängimas, juhib meistriliigat 83 punktiga. Teisel kohal on SRL 79 punktiga. 3. kohal on eelmise aasta valitsuse meister Betoon 74 punktiga. Ja need ongi need esikolmik, keda võib-olla, kes on tänase päeva peategelased. Ja kõigile Kalev-spordi vaatajatele on tore, et rannajalgpalli vaatate ja loodan, et ka naudite, aga soovitan soojalt, tulge randa. Ilm on väga ilus, ootamatult ilus, kui mõne päeva eest või silmateadet jälgides näha ainult pilvi seal laupäeva päeva peal, aga praegu on taevas täiesti selge. Ilm on väga soe. Tulge, et mängud kestavad veel mitu tundi. Jah, et tänane päev läheb kuskil, siin Pirita rannas läheb kuskil 7:30-8, kus toimub siis ka autosustamine, et kõik rannajalgpallihuvilised, jalgpallihuvilised, kes sellist atraktiivset ala võib-olla isegi ei ole näinud veel, et tulge siia Pirita randa ja siin on kohti, siin on hea meeleolu, ilm on täna väga ilusad ja väga põnevad mängud, nii et ja aina põnevaks läheb, et ootame teid siia Pirita randa. Jah, aga nüüd
kõige olulisema juurde ehk mängu juurde ja lisaaeg on käimas ja Nõmme Kalju seda veidi aktiivsemalt alustanud, aga kindlasti üritatakse mitte liigselt riske võtta. Rando Rand ja nüüd Andres Anniku saab löögile, aga väravatsa käia tuleb siit võiduvärav. Kuid lisaaega mängitakse siiski 3 minutit ja mitte kuldse väravani, vaid mängitakse see 3 minutit lõpuni ja hetkel Unibet Nõmme emotsioonid liiga laes ja vaatame, kuidas see värav sündis. Andres Anniku vasaku jala löök. Siim Prits tõrjub, kuid Marek Markson jälle kõige kiirem ja selle mängu teine värav, 3-2 väravat Marek Marksoni nimel. Viigistas mängu ja nüüd viis meeskonna 3-2 juhtima. Tõeline liider siis meeskonnas. No nüüd olukord väga raske, väga keeruline Kinnisvara meeskonna poolt vaadates. 2-0 juhtima asunud ja nüüd 3-2 kaotusseisu jäänud. Aga pall nüüd kindlasti Nõmme Kalju seda mängu võib-olla tempo tõmbab maha, aga siiski mitte. Nüüd viimased võimalused Kinnisvara meeskonnal, kas siit tuleb Kuldar Kaljuste ründes, aga Rando Rand blokeerib Kaljuste ära ning ei suuda siit midagi väga ohtlik, tuleb löök, aga... Ja nüüd Märt Linna löök läks täiesti taevasse, nii et lisaaeg on jäänud veel 1,5 minutit mängida ja Nõmme Kalju tundub, et selle mängu võidab, kuid kas see võit ei ole veel käes. Mängid on ja siin Nõmme Kaljul Marek Markson võitleb hästi lõpuni ja pall ei käi üle otsajoone ja see tähendab, et Kinnisvara meeskonnal ja siit nüüd juba närvid hakkavad mängima ja teeb Karl Tubarik teeb pea Eesti koondise mängumehele Andres Annikule ja rannajalgpallis siis olgu veel kord ära öeldud, kes ei tea, rannajalgpallis reegel selline, mängija, kelle vastu viga tehakse, see on kohustatud ka seda lööma asuma ja kui mängija vigastuse tõttu seda ei saa teha, siis mis on kõige tähtsam, et müüri ei tohi rannajalgpallis ette teine meeskond panna ja et löök peab olema nii-öelda see sektori väravani peab olema vaba ja hetkel nägime Andres Anniku tugev löök, kuid Siim Prits selle suutis tõrjuda. Nii, Kaljul on nüüd 1 minut on veel lisaaega mängida. Anniku lööb siis, asub lööma nurgalööki, mängitakse lahti vaikselt ja mäng on lõppenud ja Unibet Nõmme Kalju sai. Väga raske mäng oli nende jaoks, 3-2 võidu ja said oma 2 punkti 3 punkti asemel, nii et tabeliseis läheb aina võõnamaks. Jah, ütleme nii, et enne tänast etappi siis vahe Unibeti ja SK Reali vahel oli 4 punkti ja kui nüüd võtta seda, et ka Reali meeskond on mänginud esimese kohtumise ja on võitnud selle normaalajal, siis 3 punkti on praeguse seisuga vahe, nii et kõik võimalused on olemas ja võime öelda, et favorit võttis oma ja nägime väga ilusat ja nauditavat rannajalgpalli. Et vaatame siin nüüd Kuno Tehvaga Nõmme Kalju üks eestvedajaid andmas intervjuud kohe-kohe. Kuno Tehva, Unibet Nõmme Kalju meeskonna üks eestvedajaid ja mängija ka, et tulite rongi alt välja, et mis see edu võti selles mängus olla võis? Praegu on muidugi kõik mängud on väga rasked ja närvipinge ja ei taha nagu punkte kaotada, aga ma arvan, et stabiilsus, et ütleme nii, et me nagu mängime oma mängu ja üritame lõpuni minna ja usk, et Kalju on praegu mitu korda 0-2 seisust välja tulnud ka suures jalgpallis, nii et praegu ei vedanud alt. Ütleme nii, et meistritiitel on käeulatuses, kas olete juba endale mõtetes medalid kaela riputanud või siis ootate ikka õhtu ära ja mängite kõik mängud täiega lõpuni? Kindlasti ei ole veel midagi riputatud kaela, et eelmine aasta oli samamoodi, terve hooaeg olime ees ja lõpuks viimases etapis kaotasime betoonile 1 punktiga, nii et ma arvan, et väga pikk päev on ees ja tuleb võtta 1 mäng korraga ja üritada nagu endast parimad. Suur tänu ja edu tänasel päeval! Aitäh!